Südamlikud tervitused. Mina olen Kaia-Liis Reinult ja soovin sulle tere tulemast Valguse kanalile. Täna on 5. osa 7-osalisest sarjast, kuidas ise ennast tervendada. Ja kui sa ei ole varasemaid osasid vaadanud, siis soovitan vaata ka need kindlasti ära. Ja need videod on siis pealkirjaga tervenda ennast helide ja oli vist tervenda ennast helide abil. Ja täna me räägime sellest helist, mis aitab meil magada, ehk siis magamise toetamine. See on üks neid asju, mis ma olen kuulnud oma teraapia klientidelt aastaid juba, et nad ei saa magada, et neil on unehäired, magada ei saa, ärkavad pidevalt üles või kes ei jää üldse magama, praktiliselt paar tundi öö jooksul saavad magada. Ja nii nagu ma olen varem ka rääkinud, nii oma videotes, oma kursustel, seda ma olen rääkinud juba väga-väga ammu ja need on ka olemas sellest samast teemast minu Facebooki lehel Kaia-Liise sisemise tarkuse kool, seal on videote all tasuta videod ja kui sa ei ole neid videosid vaadanud, siis mina soovitan vaata need ära, neid peaks olema üle 60 tasuta video, mis räägivad erinevatest teemadest, osad videod räägivad universumi seadustest, mida meil kõigil oleks väga kasulik teada ja teine osa räägib kõrge vibratsiooni sümptomitest ehk siis kõrge sageduse sümptomitest. Ja üks sümptome on just unehäired. Ja see võib olla päris häiriv, sellepärast, et minul on need sümptomid olnud juba väga-väga pikka aega, aastaid ja kus ma ärkan üles vähemalt korra öö jooksul, aga kõige tüüpilisem on see, et ma ärkan üles kuskil 3 ja 5 vahel ja siis paar tundi ma lihtsalt ei maga ja siis jään uuesti magama. Ja viimasel ajal on mul ka uinumisega nagu raskusi, et vanasti oli niimoodi, et nii kui peapatja puutus, nii ma jäin magama, aga nüüd on ka see häiritud ja selle probleemi toetamiseks ongi siis see video, mille sa leiad minu video all tekstis olevast kirjeldusest, leiad selle lingi ja lähed siis selle originaalvideo peale ja vaatad seda või õigemini kuulad seda ja selleks, et seda uneprobleemi tervendada ja saada rohkem ja paremini magada, selleks on vaja siis kuulata seda videot 30 minutit enne uinumist. Ehk siis 30 minutit, kui sa 30 minuti pärast magama lähed, siis vaata seda, see on iseenesest 30 minutit kestab ja kuula siis seda videot 30 minutit ja siis mine magama. Ja kuna see video võib tekitada uimasust, siis selle tõttu palun ärge juhtige samal ajal autot või ega kasutage mehaanilisi seadmeid, kas selle kuulamise ajal või pärast selle kuulamist kuni järgmise päevani. See on hästi oluline, sest ta tekitab sellist uimasust ja paneb sind niimoodi rahulikuks ja tahad magada. Et soovitus on siis see, et lihtsalt kuula seda heli, et sa saaksid rahulikult magada. Ja kui sa ei ole siis vaadanud ära ka neid Facebookis Kaia-Liise sisemise tarkuse kool lehel neid videosid, mis räägib ka teistest kõrge sageduse sümptomitest, siis soovitan sul ära vaadata, sest siis sa vähemalt tead, millega tegu on ja võib-olla sulle tekib sisse natukene suurem rahu, kui sa tead, et see kõik tuleb sellest, et sagedused tõusevad ja sagedused tõusevad veelgi, sest me ju liigume 3. dimensioonist läbi 4., 5. dimensiooni ja see eeldab seda, et meie endi kehad, meie endi olemuse sagedus tõuseb väga-väga-väga palju kordi ja sellega harjumine on siis see, millega kuidas meie keha siis reageerib erineval viisil, sest me esimest korda inimkonna ajaloos läheme üle nagu sellest 3. dimensioonist 5. ehk siis me jätame ühe dimensiooni vahele selleks niimoodi, et me jääme oma füüsilisse kehasse.
Ja selleks on see, et me peame tõstma oma sagedust pidevalt, me peame hoidma oma sagedust selles mõttes, et kui me tõstame, siis me peame saama seda hoida, et veelgi sealt edasi tõsta. Et see on see meie ülesanne ja samas korralikult magada ei ole ka päris paha. Nii et see video on siis sinu magamise toetamiseks. Nii et selleks korraks mina siis täna lõpetan ja kohtume juba järgmises videos Valguse kanalil. Kohtumiseni.